kogu Euroopa on järjekordselt ärevil, sest USA president Donald Trumpi ähvardused järjest kasvavad. Lisaks Gröönimaa omandamisele on mees nüüd ka Euroopa riikidele uute tollide kehtestamisele mõtlema hakanud. See on tüüpiline Trumpi käitumine, lüüa nagu vastaspool kuidagi nagu tasakaalust välja, loota, et läbi selle siis tehakse hullema ärahoidmiseks mingisugune kokkulepe. Aga ma praegu küll ei näe, et Euroopa partnerid, liitlased oleksid valmis siin nagu põlve maha panema. Et see on nagu väga põhimõtteline küsimus. Ausalt öeldes see on nüüd järgmine eskalatsiooni etapp mõneti, sellepärast et sisuliselt võrdsustatakse lähimad liitlased, suurimad juhtivad Euroopa riigid, NATO liikmed ja nii edasi, kõik see sinna juurde, eks ole, võrdsustatakse Trumpi silmis nendega, kellele ta kehtestab täiendavaid tariife, sellepärast et nad toetavad Vene agressioonisõda. Trumpi sõnul jõustuvad 1. veebruaril 10% tollid Taanile, Norrale, Rootsile, Prantsusmaale, Saksamaale, Suurbritanniale, Hollandile ja Soomele. Esialgu küll Eestit seal nimekirjas ei ole, kuid see ei tähenda, et ka meie varsti Trumpi tujudest mõjutatud ei võiks olla. Sest Eestil on siiski kindel plaan saata enda kaitseväelased Gröönimaal toimuvale Taani õppusele Arctic Endurance. Meie väikse riigina oleme huvitatud sellest, et need väärtused, mis hoiavad meid vabana, oleksid hinnatud eelkõige lääne kultuuriruumis. Teiseks loomulikult see, et tegemist on õppusega. Ja meie ülesanne loomulikult on maksimaalselt erinevatel õppustel osaleda. Ja kolmas on loomulikult see, et meie huvi on praeguses olukorras olla ja näidata, et meie oleme huvitatud ka Arktika piirkonnast ehk Arktika turvalisus on seotud ka Eesti turvalisusega. Praegu võib Gröönimaale mineku detaile piltlikult ette kujutada niimoodi. Idee Gröönimaale minekust on laual. Kes läheb, kui palju läheb, kus majutatakse, mida tegema hakatakse, selle üle aga veel arutatakse ja ideid otsitakse. Donald Trump põhjendab enda tegevust suisa sellega, et kuna Norra ei andnud talle Nobeli rahupreemiat, siis ei ole tal ka vajalik mõelda ainult rahule, vaid saab mõelda sellele, mis on Ameerikale kõige parem. Donald Trump ise leiab, et tema kaitseb oma tegevusega Gröönimaad, Venemaa ja Hiina eest. Täna teataski tema administratsioon, et valmistatakse ette samme Gröönimaa kaitseks, sest Taani ei ole seda suutnud ise teha. Nagu ma kuulen, et Ameerika Ühendriikide president ütleb, et NATO ei saa Gröönimaa kaitsmisega hakkama, et siis see on justkui etteheide ka ju Ameerika Ühendriikidele endale, sellepärast et ka Ameerika Ühendriigid on NATO liige. Mitte keegi ei tohi saada õigust nii-öelda vabast tahtes teisriike annekteerimise eesmärgil rünnata või mõjutada, sest sel juhul see maailmakord, kus väike riik nagu Eesti oma julgeolekut hoiab ja tagab, siis see lakkab olemast ja sel juhul ka meie julgeolek on palju suuremas ohus. Gröönimaal toimuv tekitab palju segadust ja segadust mitte ainult selle üle, et kes kuidas piire jagada soovib, vaid ka selle üle, et kuidas eksperdid olukorda hindavad ja milline on meil seis NATO-ga, kas me siis oleneme lõhenemas või kogu see olukord ikkagi siiski ühendab meid. Esimene eesmärk on kindlasti hoida liitlasruumi koos, navigeerida selles päris tormises olukorras nii, et NATO ei nõrgeneks veel, kui ta juba praegu hetkel on, sest olgem ausad, et on täiesti põhjendatud küsimus peale seda nädalavahetust, et kui palju me ikkagi saame loota ühele või teisele liitlasele, kui mängus on näiteks selliste põhimõtete nagu riikide suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus ründamine. Kas Eestil oleks mõistlikum oma jõud saatmata jätta, et mitte Trumpiga veel rohkem tülli kiskuda? Väga mõistlik on mitte siduda sõjalisi õppusi majandusküsimustega. Et need majanduspoliitilised küsimused on hoopis teine maailm võrreldes sellega, mis me peame sõjaliselt koostööd tegema. Ausalt öeldes ega suurt vahet enam ei ole, sellepärast et sisuliselt on ju ikkagi kogu Euroopa ühes katlas sealt Washingtonist vaadates Trumpi silmade läbi. Kas Gröönimaaga toimuv võib üle kanduda ka Eestisse ja Baltikumi, et Trump ühel hetkel otsustab, et kuna Venemaa on meile ohuks, siis tuleb ja võtab ta ise meid endale? Mina seda ei usu, mina pigem kardaks vastupidist protsessi, et nii-öelda vaatab kaarti ja ütleb, et hea küll, las see läheb sõbrale. Ja see on pigem meie murekoht. NATO vangub, Euroopa püüab kokku hoida. Donald Trump on lubanud tariif alates 1. juunist 25% tõsta ning seda seni, kuniks USA saab Gröönimaa täielikult enda kontrolli alla.